Tervist, mina olen Silver Lätt ja seisan praegu selle jaoks, et teadusasutused ja ettevõtted ja nende huvid ja ambitsioonid oleks kaitstud Euroopa Komisjoni raamprogrammi Horisont 2020 kosmose teema all. Silver, miks Euroopa Komisjon üldse kosmoses raha paneb? Kosmos on Euroopa Komisjoni üks fookuspunkte sellepärast, et on mõistetud kosmose kasulikkust ja kosmose seotust igapäevaeluga. Millega raamprogramm sisuliselt kosmose valdkonnas täna tegeleb? Raamprogramm keskendub kosmose valdkonnas kolmele põhisuunale. Kosmosetehnoloogia arendamine, tehnoloogia kasutamise soodustamine maapealses majanduses või maapealsetes rakendustes ja spetsiifiliselt kaugseire ja navigatsioonirakenduste ja teadus-arendustöö edendamine. Kuidas Eesti ettevõtted saavad ennast sellise suure globaalse ambitsiooniga Euroopas siduda? Eesti ettevõtetel on kindlasti mitmeid võimalusi raamprogrammist osa saada ja kasutada seda arendustoetust nii oma toodete kui ka oma arendusambitsiooni rahuldamiseks. Olgu see seotud navigatsioonirakendustega, olgu see seotud maa jälgimise rakendustega, alates tehnoloogilisest arendustööst, uute satelliidisensorite juures kuni siis teenusteni, mis võivad väga vabalt lõpetada mobiiltelefonis. Samuti soodustatakse kosmosetehnoloogiaga seotud arendustöid. Näiteks erinevad tehnoloogilised lahendused uute raadiosidesüsteemide jaoks, tehnoloogilised lahendused satelliidi toitesüsteemide jaoks. Meie ettevõtetel on kindlalt nendesse valdkondadesse oma kompetentsi ja pädevuste pealt midagi pakkuda. Sina oled nüüd Euroopa Kosmoseagentuuris ka tööstuspoliitika komitees ja maa jälgimise komitees. Kuidas Eesti teadusasutused ja ettevõtted nende programmide kaudu oma väljendusvõimalust võiksid leida? Täpselt samamoodi nagu komisjoni algatuste raames on meie ettevõtetel ja teadus-arendusasutustel võimalik osaleda ka Euroopa Kosmoseagentuuri hangetes. Need hanked kuulutatakse välja avatud konkurentsiga, kuid need hanked adresseerivad spetsiifilisi väljakutseid kas siis konkreetse loodusnähtuse või konkreetse tehnoloogilise lahenduse väljatöötamisel ja konkreetse probleemi lahendamisel. Aga kui rääkida nüüd konkreetsetest tegevustest, et kuidas ettevõte saaks panustada raamprogrammi kui ESA hangetesse, mis ta tegema peaks ja millal oleksid järgmised voorud projektide taotlusel? Kui me räägime nüüd Euroopa Kosmoseagentuuri kontekstis, siis Euroopa Kosmoseagentuuril on ühtne hangete portaal nimega EMITS avatud kogu aeg ja hanked on nähtavad registreerunud ettevõtetele. Seega esimesena sammuna peaks ettevõte ennast seal registreeruma võimaliku pakkujana. Seal on vaja natukene statistilisi andmeid ja kontaktandmeid ja te saategi ligi kogu Euroopa Kosmoseagentuuri hangete portfooliole. Euroopa Komisjoni raamprogrammi juures avaneb järgmine taotlusvoor sügisel ja see on väljas osalejaportaalis. Aga suured tänud, Silver, ja edu Eesti asja ajamisel nii Euroopa Komisjonil kui Euroopa Kosmoseagentuuris. Aitäh sulle!